Mina olen Andre Pichen ja me oleme Kopli 93 kogukondlikus parandustöökojas. See on selline vahva koht, kus sina saad tulla oma katkise tooli, laua, mingi pooleli oleva projektiga, kus näiteks kodus sul ei ole lihtsalt ruumi või aega või pinda seda lõpuni viia, seda parandada, siis sa tuled siia. Me anname sulle lauajupi, me anname sulle tööriistad, oma nurgakese ja siis aitame sind su projekti ellu viia. Siin on platesaag. Sellega saab lõigata niipidi. Siin üks naisterahvas tuli ja tal voodil olid pilpad pooleks magatud ja siis saigi siin teha kohe uued. Siin on väga selline ajalooline sektor, kus siis olid vanavanaisate tööriistad, millega siis alustati. Küll on rattad ja küll on saed. Siis on sellised, nüüd on siis minu isa aegsed tööriistad ilmselt, et siis tema veel sai nendega siin hakkama. Neid me päris töös ei kasuta, selleks meil on elekter, mis on küll väga kallis, aga tõhus. Et käsitööriistasid siit me kasutame, neid enam mitte. Maailm on tarbimishulluses. Me oleme ennast lõhki tarbinud, lõhki ostnud, lõhki laenanud ja niipidi enam ei saa, sest ressursid on otsas, võlad on suured. Nüüd on siis aeg minna tagasi ja tagasi läbi vähendamise, läbi parandamise, läbi oskuste kogumise, läbi õppimise, läbi kogukonna. Kohe on tulemas elektritööde algkursus. Huvilisi oli väga palju, kohale tuleb 20 inimest. Kohe on tulemas veel puidu dekoreerimise töötuba, mõtleme, kuidas vanast materjalist teha midagi meelelahutust, kuidas teha trumme või kitarre, midagi, millega oleks mõnus aega viita. Et neid võimalusi, mida teha, on päris palju ja kõik, kes tunnevad, et ta tahaks siin midagi kogeda või tal on endal midagi anda, mida ta väga-väga oskab, ka need inimesed on väga oodatud. See on üks eriti spets lihvmasin, eelkõige siis ümaraid ja kurvilisi asju lihvida. Kui sul on näiteks mõni jämedama servaga, suurema raadiusega detail või on peenema raadiusega, et siis vastavalt valikule. See maja oli kunagi kultuurikeskus, see oli rahvamaja, see oli õppeasutus, see oli meelelahutuskeskus ja see kõik saab uuesti ellu ärgata. Me oleme alustanud ruumhaaval, meil on parandustöökoda, meil on kogukonnaaed ja suurem plaan ongi, et me ärkame uuesti ellu ja Kopli 93 saab uuesti rahvamajaks. Keskkonna investeerimiskeskus aitas meil siis nii-öelda ruumikorda tegemisega, seadmetega, kui ka erinevate projektide, kas siis õppejõudude tasude eest, et selles mõttes meil käivad väga paljud inimesed korra kuus käivad siin õpetamas, kuidas teha töötubasid, kuidas elektrit kasutada, kuidas puitu värvida, meil oli siin sepikoda, me tegime tuuliku. Ühesõnaga neid võimalusi midagi valmistada, midagi ehitada, midagi korda teha, seda on päris palju, et see pettekujutelm, et see, kes püüab kokku hoida või säästa või ise nokitseda, et see ei ole paljasalgne hipi, vaid progressiivne inimene. Eesmärk ongi see, et me oma vähema tarbimisega jätame väiksema jalajälje, kõik see, mis on juba olemas, me taastame, me restaureerime, me teeme korda ja võtame kasutusse. See oli üks väsinud vana saepuruplaadist sahtlitega kapikene ja mõnel siin oli üks tagatükk puudu ja mõnel oli mingi peits oli siin maha tulnud, mõnel oli spoon lahti ja siis niimoodi vaikselt nokitsetakse, antakse uus toon, liimitakse kokku, natukene kruvitakse ja kapp on täitsa tutikas. Sa võid tulla siia kolmapäeval ja neljapäeval, uuest aastast oleme avatud 5–9 kahel päeval. Vähem tarbimine ja jätkusuutlik mõtlemine on vajalik sellepärast, et meid inimesi on väga palju. Me oleme ohuks kõikidele teistele liikidele. Inimkond on vangistanud kogu looduse. Me oleme kõik ressursid enda kanda võtnud vaba voli neid lõputult tarbida ja see saab ühel hetkel lihtsalt kõigile eksistentsiaalselt ohtlikuks. Seetõttu meil on viimane aeg vaadata lähemalt, mis olukorrad on ja kuidas me saame siis olukorda lahendada. Kui sul on idee, mida sa tahaksid kinkida ja sa ei pea seda HM-ist või kaubamast ostma, sa tee see ise.
kas teed kodus, kas sa tuled meile, me aitame sind, leiame sulle materjali, leiame sulle tööriistad. Kui ei ole omal ideed, siis mõtleme koos midagi välja, et see on ideaalne koht, kus siis toreda seltskonna ja hea muusikaga koos istuda ja toimetada. Meil on koostöö jäätmejaamaga, me saame küsida materjali, mida meil vaja on, me ei pea kõike ahju ajama. Meil on võimalik oma keldrid üle vaadata, kui sul on kodus midagi, mida sul vaja ei ole, sul on mingi vana tööriist või vanaisal on hästi palju tööriistis, mida ta enam ei kasuta, siis me võtame kõik vastu ja paneme uuesti käiku. Me kindlasti võtame vastu töökorras asjad, kõik, mida annab parandada, kõik, mida saab kasutada, aga eesmärk ei ole ise jäätmejaamaks saada, vaid mõistlikkuse piires kõike seda, mida vaja ja mida saab taas kasutada. Kõik need, kes te palehigis poes ringi tuuseldate, et te ei pea seal olema. Te võite minna koju, vaadata, mis teil on üle, millel on väärtus teie jaoks. Kas on midagi, mis te tahaksite ära anda, ilma et te midagi vastu ootaksite? Kas on midagi, mis kellelgi teisel on vaja, ilma et te peaksite midagi juurde ostma? Peab paika ütlus, et ühe mehe prügi on teise mehe kuld.